Objektiivi raadio. Tervist head Objektiivi raadiosaate kuulajad. Mina olen Objektiivi peatoimetaja Markus Järvi ja teisel pool internetisilda on vaimulik ja kirikuloolane Veiko Vihuri. Tere Veiko! Tere Markus ja tere head kuulajad! Meie seekordne Objektiivi raadiosaade keskendub maailma poliitika teemadele ja eelkõige vaatame, mida Eesti peaks ja võiks teha praeguses ajastus, mis tõotab tulla üsnagi tormiline. No vähemalt meie välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov on äärmiselt positiivselt meelestatud. ERR-ile antud usutluses ütleb ta, et Eesti pole varem olnud nii heal positsioonil murdeajastusse sisenemiseks. Ehk parimat positsiooni pole Eesti ajaloos mitte kunagi olnud, tulgu tuuled paremalt või vasakult, idast või läänest. Meie oleme suurepäraselt end kindlustanud. Olukorras, kus mitmed analüütikud täiesti avalikult ja ka Davose konverentsil räägitakse poolavalikult või avalikult näiteks Euroopa Liidu võimalikust kokkukukkumisest ja NATO kollapsist täpselt samuti. No nii, kuidas siis on? Kas me oleme ennast kindlustanud nii rasvaselt ja hästi, et paremini me enam uude ajastusse sammuda ei suudagi? Jaa, ma ei ole nüüd vanade ajalehtede lugemisega tegelenud, aga võiks ju huvi pärast võtta välja arhiivist ja vaadata, mida kirjutasid Eesti ajalehed 39. aasta sügisel. Siis, kui meie delegatsioon käis Moskvas pärast Molotov-Ribbentropi pakti sõlmimist Natsi-Saksamaa ja stalinistliku Nõukogude Liidu vahel ja siis lepiti seal kokku Nõukogude Liidu sõjaväebaaside paigutamine Eestisse, tuli see nii-öelda baaside lepe, et kas siis ka hõisati Eesti avalikkusele, et me ei ole mitte kunagi olnud nii heas positsioonis oma julgeoleku mõttes. Ilmselt ma usun, et valitsus üritas anda selliseid julgustavaid sõnumeid küll ja me teame, mis siis järgnes poole aasta pärast või natuke rohkem aja pärast, mis juhtus 40. aastal, mis juhtus pärast seda. Nii et Eesti lakkas ju tegelikult riigina olemast. Ja meie tollane juhtkond, siis eeskätt president Konstantin Päts kirjutas ju alla kõikidele vajalikele dokumentidele, et see riik ära lõpetada. Ta oli sundolukorras, mis sa teed? Ta lootis rahvale parimat ja tegelikult järgnes pool sajandit Nõukogude okupatsiooni. Kas me nüüd tänapäeval oleme samasuguses olukorras, seda ma ei oska ütelda, aga kindlasti me oleme sisenenud üsnagi turbulentsetesse aegadesse. Kas me saame rääkida otseselt maailmakorra muutumisest, mida nüüd ka meie peavoolumeedias on nii pealkirjade kui ka sisu poolest ja hinnangute arvamuste poolest esile tõstetud, seda ma ei oska öelda, ma ei ole selles tegelikult päris kindel, et kas nüüd see maailmakord, senine maailmakord on ära lagunenud ja nüüd ongi jäänud selline alasti jõupoliitika, mida siis teostavad suurriigid, Ameerika Ühendriigid, Venemaa Föderatsioon, Hiina, Rahvavabariik, võib-olla veel mõned suuremad riigid, kellel on piisavalt sõjalist jõudu, et oma tahet teistele riikidele, eeskätt naabritele ja oma mõjusfäärile peale suruda. Ma arvan, et maailmakorra muutumisest või senise nii-öelda poliitilise, välispoliitilise tasakaalu muutumisest me võisime rääkida 91. aastal, siis kui varises kokku sotsialismi leer, eeskätt Nõukogude Liiduga. Et siis tõepoolest toimusid maailmas vägagi olulised muutused. Tõsi, osa sotsialistlikke riike jäi ju püsima, näiteks Hiina, Vietnam, Põhja-Korea, samuti Kuuba. Ja eks need sotsialistlikud ideed on tegelikult nii ühel kui teisel kujul jõudnud esile ju ka terves reas Ladina-Ameerika riikides ja võib-olla mujalgi. Nii et me ei saa rääkida ka päriselt sotsialismi süsteemi kokkuvarisemisest 90. aastate alguses, aga vähemasti siin Euroopas elades
me leppisime selle mõttega, et nüüd kehtib liberaalne demokraatia. Ja sellest ju kirjutas omal ajal ka USA politoloog või teadlane, ühiskonnateadlane Francis Fukuyama, et nüüd on käes ajaloo lõpp, ehk siis ajaloo siht on liberaalne demokraatia ja kuna see siht on nüüd, või ütleme, et siis ühiskonnad on jõudnud sihile, sotsialistlik süsteem enam ei ole alternatiiv, et siis võime rääkida ajaloo lõpust, et enam mingeid suuri muutusi ei saa olla. Tõsi, nüüd me näeme nendel oma käes oleval ajastul, ehk siis ütleme selle viimase aasta jooksul, kui Ameerika Ühendriikide administratsiooni on juhtinud president Donald Trump, et paljud asjad on ka siin selles seni toiminud liberaalses mudelis kokku jooksnud. Aga miks ma nagu kõhklen seda nimetamast maailmakorra muutumiseks? Ma tegelikult arvan seda, et Ameerika Ühendriigid ise ei ole nii väga muutunud. Ameerika kui suur riik, kui tegelikult maailma üks võimsamaid riike, kes oli ka tõesti peale külma sõja lõppu pikalt hegemooni staatuses ja ajas sellist üsnagi unipolaarset poliitikat või ühepoolset poliitikat. Nad on ajanud alati ja neil on olnud võimalik alati ajada oma asja, seista oma huvide eest lihtsalt varasematel aastakümnetel, kui hoiti üleval seda illusiooni liberaaldemokraatlikust reeglitepõhisest maailmakorrast, lihtsalt varem räägiti rohkem sõjaliste interventsioonide juures ideoloogilisest vajadusest näiteks siis importida, viia teistesse riikidesse demokraatlikku süsteemi sisse ja see ei ole töötanud. Afganistan, kuhu tungiti nullindate alguses, kes seal võimul on? Seal on võimul Taliban. Ameerika selline demokraatlik eksperiment, kui nad kunagi seda üldse tõsiselt võtsid, on täielikult läbi kukkunud. Demokraatia istutamine Afganistani ühiskonda ei õnnestunud. Vastupidi, selline keskaegne islam tuli seal võimule tagasi. Ameeriklased said lüüa ja pidid häbiga Afganistanist lahkuma. Või teine selline suur interventsioon Iraak, kus 1000 Ameerika sõdurid said surma ja loomulikult 100 000 iraaklased kogu selle sekkumise tulemusena, Saddam Husseini diktatuuri kukutamise tulemusena, tohutu katastroof tegelikult Iraagi inimeste jaoks. Ka seal ei ole ju selles mõttes liberaalset demokraatiat, mitte läänelikus mõttes. Nii et tegelikult me näeme, et need demokraatia siis sisseviimised teistesse maailma riikidesse Ameerika Ühendriikide poolt, kui siis vaba maailma, liberaaldemokraatliku maailma liidri poolt, ei ole õnnestunud. Ja see ongi olnud ka praeguse administratsiooni või täpsemalt selle taga oleva liikumise eesotsa siis Donald Trumpiga kriitika, et aitab nendest taolistest ideoloogilistest sõdadest või ideoloogiliselt põhjendatud sõdadest. Et meil ei ole vaja nagu oma avalikkust veenda, et me läheme demokraatiat viima, läheme aitama seal mingisuguseid mahajäänud ühiskondi, et kus siis lõpuks Ameerika maksumaksja miljardid kulutatakse ära, Ameerika poisid saavad surma ja kõik, see näeb väga halb välja, et lükkame need põhjendused kõrvale ja keskendume oma huvidele. Ja see, mida Donald Trumpi administratsioon praegu teeb, kas see meile meeldib või ei meeldi, see on hoopis teine küsimus. Kas see on moraalne? Kas see on kooskõlas rahvusvahelise õigusega, niivõrd kuivõrd see rahvusvaheline õigus on defineeritud? See on kõik teisene. Donald Trumpi administratsioon teeb seda, mida Donald Trump on lubanud teha, Ameerikat suureks teha. See tähendab loomulikult korra maksma panekut Ameerika ees, õues ja tagahoovis. Selle käigus võidakse läbi viia erinevaid režiimivahetusi või mingisuguseid selliseid kirurgilisi sekkumisi. Neil ei ole vaja näiteks demokraatiat minna sisse viima Venezuelasse või kuskile mujale.
ja matta sinna nüüd jälle suuri summasid, vaid nad kehtestavad oma võimu ja kehtestavad siis täpsemalt oma huve, panevad oma huvid maksma oma kõigepealt lähipiirkonnas ja eks me saame näha, kas nad soovivad seda laiendada ka maailma muudele piirkondadele või ongi Ameerika praegune juhtkond võtnud sellise hoiaku, et las Venemaa toimetab oma mõjusfääris, las Hiina toimetab oma mõjusfääris, eurooplased vaadake ise, kuidas nad hakkama saavad ja muud riigid, need ei ole otseselt meile nii olulised riigid. Nii et selles mõttes ma ei ole kindel, et me saame rääkida maailmakorra muutumisest, küll aga selline nii-öelda alasti huvidepõhine poliitika, jõupoliitika paneb loomulikult ka Eesti selle olukorra ette, et me peame nagu mõistma, mis olukorras meie oleme. Et me ei saa endale sisendada enam seda, et me kuulume NATO-sse, me kuulume Euroopa Liitu, NATO kaitseb meid nüüd igavesest ajast igavesti. Mina mäletan väga hästi veel nullindatest seda, kas Jüri Luik või keegi, ilmselt ka mitmed teisedki rääkisid ju täiesti avalikult sellest, et kui Eesti liitus NATO-ga, et nüüd on meie julgeolek tagatud igavesti. Sest NATO on igavene. Liberaalne demokraatia on igavene, see ongi see ajaloo siht, millest Fukuyama kirjutas, eks ole. Et nüüd ongi kõik igavesti niimoodi ja tegelikult see igavene aeg kestis 40 aastat, täpselt sama kaua umbes, kui kehtis Nõukogude Liidu või ütleme tollal Nõukogude Venemaa, selline lubadus tunnustada Eesti iseseisvust igavesti Tartu rahulepinguga 1920, ja mis siis oli 40. aastal lihtsalt julmalt marsiti sisse. Aga tõsi, me oleme väike riigina ja väike rahvana väga-väga keerulises olukorras ja kui sa mainisid siin Vseviovi hinnangut, see tsitaat on niimoodi, et nii head lähtepositsiooni murdeajastule sisenemiseks pole meil ajaloos varem olnud, ütleb siis Välisministeeriumi kantsler Jonathan Vseviov, siis ma ütlen, et meie poliitiline juhtkond või laiemalt üldse meie valitsev ladvik ja nomenklatuur on pannud kõik panused valesti, nad on pannud ühele kaardile ja nüüd tegelikult see on vale kaart olnud ja me oleme teinud minu meelest nii siseriiklikult kui ka välispoliitikas absoluutselt kõik asjad valesti ja me ei ole nii hullus olukorras oma viimase 100 aasta jooksul olnud. Aga ma praegu seda mõtet siin rohkem hetkel arendama ei hakka, ma annan sulle sõnajärje tagasi. Ja ma muuseas nõustun täiesti sinu skeptitsismiga selles osas, et kas maailmakord on muutumuses või mitte ja kas maailmakord praegu aktuaalselt tõepoolest muutub. Sellepärast, et maailmakorra muutumise eelduseks peab olema see, et muutub seesmiselt ja täiesti radikaalselt see, kes on praeguse maailmakorra üheks garandiks ja tagajaks. Selleks on USA, Ameerika Ühendriigid. Ja see tähendaks seda, et USA hakkaks omaenda maailmakorra aluseks olevaid selliseid suurusi ja vundamente ise reaalselt ka lagundama. Ja üks nendeks alusvundamentideks ei ole miski muu kui petrodollariks nimetatu, nimelt siis naftaga garanteeritud USA välisvaluuta või sisevaluuta loomulikult ka dollar, mis on kullastandardilt loomulikult lahti kangutatud ja mida USA käib igal pool maailmas vahetus- ja reservvaluutana peale surumas, olukorras, kus nende enda keskpank siis Föderaalreserv toodab seda põhimõtteliselt printeri alusel. Nii et see on see peamine maailmakorra tugipunkt. Sellele on vastu astunud BRICS-i riigid, Venemaa, Hiina, Brasiilia ja teised, kes on
üritanud siis omavahelises kaubanduses kasutada omi valuutasid ja sellelt petrodollari aluselt ära nihkuda. Aga tegelikult seni, kuni me ei näe seda, et USA reaalsed nii-öelda maailma valitsemise tugistruktuurid tõepoolest nagu dollar, reserv ja vahetusvaluutana ei kuku kokku või seda ei üritata mingilgi moel saada kontrolli alla, siis jätkub tegelikult täpselt see sama mäng, võib-olla natukene ümber sõnastatud või ümber orienteeritud viisil, nii nagu Trump seda praegu üritab teha. Ja teine loomulikult selline alustala, millele USA dominatsioon maailmas on rajanenud, on olnud USA kõikvõimas süvariik, mis on olnud demokraatliku valveorganisatsioonide huviorbiidilt väljas, mis on tegutsenud peale teist maailmasõda sellisel viisil, et on esile kutsunud 70 ja rohkem riigipööret maailmas. Seda on tehtud muuseas ka selleks eelkõige, et dollari positsiooni kasvatada. Need riigid, kes ei ole tahtnud dollariga arveldada, nendesse riikidesse on tavaliselt tekitatud režiimi muutus või siis tuldud sisse ja pandud sinna uus valitsus või tekitatud mingi muu sõda selles riigis niimoodi, et see asi on siis võetud kontrolli alla. Et need kaks nagu sellist peamist suurt vundamenti mina näen küll on USA-s ilusti paigas ja praegu tundub pigem olevat see, et USA on nagu regrupeerunud või võime võib-olla kõige drastilisemalt öelda seda, ma loomulikult ei tea, aga ma lihtsalt, see on minu hüpotees, tugineb mingitele arvamusavaldustele ja postitustele ja paljude teiste inimeste tähelepanekutele ka, on see, et USA-s on lihtsalt toimunud mingisugune paleepööre ja sellised vana stiili globalistid on asendatud uue stiili globalistidega, eelkõige tehnokraatidega, kes on Trumpi valitsuse taga olnud. Siin on mainitud Peter Thiel ja paljusid teisi selliseid suuri tehnokraatlikke firmasid, kes tegelikult üritavad sellist hiinalaadset jälgimisühiskonda kehtestada. Nii et see, mida tegelikult USA endast praegu kujutab, seda teavad väga vähe ja selleks, et ütelda, et maailmakord muutub tänu ainult sellele, et Trumpi administratsioon praegu siin on kritiseerinud võib-olla, ma ei tea, woke ideoloogiat ja immigratsioonipoliitikat, see ei tähenda veel tegelikult mitte midagi, arvestades, et millised on selle maailmakorra põhilised vundamendid. Et kui me räägime siin woke ideoloogiast ja immigratsioonist, siis just rohepööre ka muidugi. Rohepööre samuti, et siis võib juhtuda see, et meil on seesama nii-öelda tehnokraatlik, globalistlik tiib on aru saanud sellest, et need on reaalselt ka Ameerika Ühendriikidele loomulikult kahjulikud ja need tuleb ära visata kui kõlbmatud vahendid. Sellepärast tuleb nende vastu olla. Aga tõepoolest, et ma olen äärmiselt skeptiline täpselt samamoodi nii-öelda maailmakorra muutumise osas. Küll aga tõepoolest, mida me võime küll näha, vaadates Euroopa ja Ameerika suhtumist praegu teineteisesse, võime näha seda, et see nii-öelda vana nomenklatuuri keskus Euroopa mängib oma kaarte ikka veel niimoodi, nagu ta on harjunud mängima, ehk siis mängib selle vana demokraatliku, globalistliku nomenklatuuri peale oma kaarte ja üritaks justkui vastu pidada ajani, mil võib-olla nii nagu nad loodavad, tuleks USA-s võimule jälle selline vana nomenklatuuri esindaja, a la, ma ei tea, Clinton, Biden, midagi muud sellist. Loomulikult mitte nemad enam, aga kogu selle nii-öelda nomenklatuuri esindaja. Kas sa oled kindel, et see Sleepy Joe ei kandideeri enam presidendiks? No vaat mulle ma ei ole nii kindel sellest. Me ei tea kunagi sellest, et praegu on Valges Majas ilusti olemas
nii-öelda autopliiats tema portree asemel, ehk siis see, mis kirjutab ise tema allkirja igale poole, et see tuuakse keldrist välja. See tuuakse jälle uuesti keldrist välja ja ega siis selliste nomenklatuuri presidentide puhul ei olegi midagi muud vaja teha, kui ega ei ole vahet, kes seal eesotsas on, kas Biden või Kamala Harris või mõni muu. See autopliiats põhimõtteliselt toimib ikka samamoodi, et nad pannakse kirjutama alla nendele asjadele, millele vaja on kirjutada. Küsimus on nüüd lihtsalt see, et kas Trump kirjutab omaenda tööandjate puhul alla täpselt nendele asjadele, millel vaja on kirjutada ja nendele täidab neid lepinguid, mida tegelikult tal vaja on täita. Et kokkuvõtlikult olen sama nagu võib-olla erinevatel põhjustel, aga siiski kriitiline selles osas, et maailmakord praegu vähemalt USA puhul ei näi muutuvat kuskile. Kui me vaatame ka sellist süvariigi võimutsemist USAs, siis ma ei näe küll seda, et Trumpi administratsioon lammutaks süstemaatiliselt FBI või CIA või nende kümnete vähem tuntud kolmetäheliste organisatsioonide võimu USAs, vaid vastupidi, ta on süüdistanud nende tegusid näiteks Venezuelas ja hakanud siis Venezuelas korraldanud riigipöörde selleks, nagu siin ka mõned on väitnud, et omaenda süvariigi võimu kärpida, mis on küll nüüd natukene, kuidas nüüd öelda, siis tagumiku kaudu kopsuvähi opereerimine. See lühidalt öeldes see ei ole nagu mõistlik mõte, et kui ikkagi on tahetud omaenda süvariiki hävitada, siis tuleks see hävitada ikkagi Washingtonis, seal, kus on selle süvariigi peamine kese ja pea. Mida see nüüd siis kaasa toob Euroopale? Euroopale ongi see kaasa toonud selle, et Euroopa mängib selle ühe kaardi peale ja üritab justkui manada sealt välja seda mingisugust vana Ameerikat vanade nomenklatuuridega, kuigi praegu tundub, et tõepoolest on uus Ameerika uue nomenklatuuriga esile tulnud. Ja see Ameerika toimib palju sirgejoonelisemalt, sirgemalt, selgemalt omaenda huvidest lähtudes ja ka sellist tõepoolest rahvusvahelise õiguse ja rahvusvahelise nii-öelda reeglitepõhise maailmakorra, mis ei ole see sama asi muuses, nende printsiipidele otseselt vilistades. Ja Euroopa positsioon on see, et Euroopa on praegu nii-öelda kahe vahel, mida ta peab tegema, kas ta peab laulma nüüd selle uue nomenklatuuri laulu või peab laulma loodab laulda veel seda vana nomenklatuuri laulu. Kaja Kallase postitustest ja nägemustest on saanud selgeks, et kui vaja on, siis lauldakse ka seda uue nomenklatuuri laulu, mis puudutab näiteks Venezuela sellist võimuvahetust ja nii edasi. Et selles olukorras mulle tundub ka seda, et me Eestis ja Eesti välispoliitilised arvajad on suhteliselt suures segaduses, et mis me siis nüüd peame tegema, et ühelt poolt on meil selline suur Vsevijovi poolt olev kinnitus, et just kui me oleksime nagu ideaalses olukorras hüppamaks ajaloo lainetesse ja teiselt poolt on inimesed, kes tõepoolest näevad seda, et NATO võimaliku kokkukukkumisega olukorras, kus Trump püüab annekteerida NATO riigi territooriumit, Gröönimaa näitel, on Eesti jäetud täiesti kõikide ilmatuulte valla. Mida siis teha Eestis? Vaat see ongi see peamine küsimus, mida me peame küsima siin saates ja mida me peame mõtlema selles olukorras, et kuidas me Eestis edasi peame minema. Ma ütlen väga lühidalt ära selle ja juhatan selle teema võib-olla sisse, et minu hinnangul on Eestis tehtud täiesti radikaalne viga, kui sa mainisid siin Jüri Luik nullindate alguses, kes rääkis igavesti kaitstud Eestist, siis vähegi ajalooga tegelev inimene tegelikult piisaks isegi vist põhikooli ajalooharidusest, võiks ütelda selle peale, et igavesi suurusi ajaloos ei eksisteeri. See teebki ajaloost ajaloo ja mitte igaviku.
et iga riik on kord kokku kukkunud, kõik liidud kukuvad kokku ja ajaloos on kõik ainult ajaline. Nii et igavikulist aspekti seal on näha ainult printsiipides ja ideaalides, mitte riikide suurustes või riikide kestvuses. Ja selle fanaatiline väljamängimine, siis sellise NATO kaardi fanaatiline väljamängimine ja selle pidev nii-öelda lauale tagumine ja kõikide teiste kriitikute, kaasa arvatud siis siin võib-olla EKRE juhtkonna osas, kes Mart Helme tuli välja 5-6 aastat tagasi väitega, et me vajame plaan B-d, siis teda hurjutati väga palju, et kõikide nende kriitikute ja teistmoodi mõtlejate nurka surumine on toiminud sedaviisi, et Eesti on praegu täiesti sellises sundolukorras, kus tal ei ole mitte mingisuguseid muid variante, kui mängida kõik sellele samale kaardile, mida ta on kogu aeg surunud ja täpselt samal viisil, et seda sama kaarti võib mängida ka erinevalt, nagu me oleme näinud Ungari näitel. Ungari on ka samuti NATO liige, aga suhtestunud ka siin idapoolsete riikidega, Venemaaga eelkõige täiesti mõistlikult ja rahulikult, mitte pidevalt kogu aeg ähvardades ja muul nii-öelda ebasoliidsel viisil ja samas pidanud kinni oma NATO liikmelisusest, aga Eesti seda teinud ei ole. Eesti on mänginud ennast nii-öelda ühe isanda teenerina, haukunud tema jalgade juures selle isanda vastaspooluse ehk siis Venemaa suunas, omades ise siis kõige suuremat piiri loomulikult Venemaaga ja olles 200 kilomeetrit Peterburist, et see on olnud minu hinnangul see Eesti suhtumine. Kas ka NATO liikmelisus, see on nüüd omaette küsimus, aga see Eesti suhtumine NATOs on olnud minu hinnangul absoluutne viga ja selle ühe kaardi peale mängimine on nüüd tõestanud ennast sellise strateegilise veana, mille kõiki tagajärgi me võib-olla alles hakkame nägema siin tulevikus. Ja, ma arvan ka, et Eesti selline ühiskondlik poliitiline ladvik. Ja ma ei mõtle ainult neid, kes on olnud reaalselt võimul, Riigikogu koalitsioone, valitsuste koosseise, vaid ma mõtlen kogu meie sellist poliitilist nomenklatuuri, nii-öelda peaaegu seinast seinani, ja neid ümbritsevad siis nii-öelda ärimeeste, ettevõtjate, ajakirjanike ja muude ühiskondlikult aktiivsete inimeste hulka, on olnud sellisel veendumusel, et meie põhivaenlane on Venemaa, kuna Venemaa on jätkuvalt imperialistlik riik, kes tahab Eesti iseseisvust lõpetada, kes ei ole leppinud Balti riikide iseseisvumisega, mis siis toimus Nõukogude Liidu lagunemise käigus ja kes on revanšistlikult meelestatud. Ja et selle ohu neutraliseerimiseks või maandamiseks on meil vaja integreeruda läände, mitte lihtsalt siis nii-öelda kultuuriliselt, kuhu me ju kogu aeg oleme kuulunud kultuuriliselt ju keskajast peale, vaid ka poliitiliselt ja militaarselt siis siduda ennast NATOga ja siduda ennast eeskätt Ameerika Ühendriikidega kui siis lääne juhtriigiga, hegemooniga, isandaga ja teha siis kõik selleks, et olla siis sellele hegemoonile meele järgi. Ja nüüd on tulnud välja see, et lihtsalt see hegemoon on oma huvid, kas just päriselt ümber defineerinud, aga lihtsalt ta ei ole enam huvitatud sellisest suhete süsteemist oma Euroopa partneritega. Ja loomulikult kõige valusamalt lööb see Ida-Euroopa riike, kes on siis lootnud, et kui nad Ameerika asja aitavad ajada, ka meie kontingendid on käinud ju Afganistanis ja Iraagis ja kus tahes mujal veel missioonidel, ka mitmed Eesti noored mehed on surma saanud ja meil on kinnitatud, et see meie enda julgeoleku ja vabaduse kindlustamise huvides kõik olnud. Ja nüüd on tõepoolest see küsimus, et mis meil siis sellest ikkagi kasu on olnud.
Rääkimata sellest, et ka meie selline ühiskondlik, ma ei tahaks kasutada sõna eliit, aga ikkagi siis nimetame seda ladvikuks või kes siis nagu seda ühiskondlikku õhkkonda siin Eestis kujundab ja neid ühiskondlikke suundumusi tagant tõukab, on sidunud ennast sellise progressiivse, liberaalse korraga, mis on nüüd tulnud eriti esile selle viimastest Riigikogu valimistest alates 2023. aasta märtsist alates, kui on siis väga liberaalsed jõud olnud võimul eesotsas Reformierakonnaga ja selline ideoloogiline kramplik klammerdumine selle suuna külge, millest tulenevalt on tegelikult meie ühiskond lõhki aetud sisemiselt. Meie majandust on oluliselt kahjustatud, kui mõtleme nendele hullumeelsele energiapoliitikale. Me oleme ära hävitanud ju põhimõtteliselt omaenda energiatootmise või lükanud selle kõrvale selle nimel, et siis osta kalli raha eest välismaalt sisse, ma ei tea, odavat jutumärkides ja puhast elektrit. Ja see puudutab ka muid energiakandjaid. Me oleme moraalses mõttes ühiskonna alused ära lammutanud, abielu institutsioon on ümber defineeritud, see ei ole lihtsalt ju ainult ühe seaduse muutmine, see on ikkagi väga oluline kultuuriline muutus. Eesti riik on muudetud selliseks peaaegu sõjakalt liberaalseks ja sekulaarseks üksuseks ja kõige selle tulemusena meil on ka väga oluline sisepoliitiline, majanduslik, moraalne, demograafiline kobarkriis. Ja mul on võib-olla veel mitmed olulised asjad nimetamata siin. Nii et me oleme nüüd selles olukorras, kus siis maailmas on lahti rullumas hoopis uued arengud, hoopis uued suunad on tekkimas. Jah, ma jätkuvalt ei ole kindel, kas me võime maailmakorra muutumisest rääkida, aga kindlasti me võime rääkida senise julgeoleku arhitektuuri teisenemisest või olla ka sellest julgeoleku arhitektuuri murenemisest. Kui me lõpuks ikkagi näeme, et NATO enam ei hakka sellisel kujul tööle või NATO funktsioonid defineeritakse uuesti ja see ei tähenda seda, et see meie julgeoleku huvides väga oleks. Ja mida siis meie juhtkond on läbi aastakümnete teinud, ja eriti muidugi siis viimane alates 23. aastast või isegi natuke varem juba, alates siis sellest laiaulatusliku sõja algusest Ukrainas 22. aasta veebruaris, et me oleme järjekindlalt sõimanud, torkinud, tagunud Venemaad, kes on tõepoolest agressorriik rahvusvahelise õiguse järgi, siin ei olegi selles mõttes ju midagi vaielda, aga meie Eesti-sugusel väikeriigil, Venemaa naabril, ei ole ju mõistlik sellist suhtumist väljendada sellisel kujul, väga ebadiplomaatilisel kujul pealegi ja nüüd me siis tegelikult olemegi, me leiamegi ennast selles olukorras, kus me võib-olla oleme korraga üksi selle Vene karu vastaseks, olles teinud varem kõik, mis meie võimuses on olnud, et seda karu torkida, sellele karule haiget teha, oma panus anda selle karu, ma ei tea, naha jagamisse ja ära tükeldamisse ja põlvili surumisse ja kuidas need terminid kõik on olnud. Ja nüüd küsime, et mida me siis väike rahvana ja väike riigina, mis on üldse meie valikud selles olukorras? Mina ei ole välispoliitika analüütik, ma ei ole mingisugune välispoliitika ja geopoliitika asjatundja, ma olen lihtsalt tavaline Eesti kodanik, kes üritab enda jaoks mõtestada seda olukorda, kus me oleme, olles ka ise aastaid ju tegelikult hoiatanud kõikide nende asjade eest ühel või teisel kujul. Ja ma nüüd püüan lihtsalt siis tavainimesena aru saada, et mis siis on need meie Eesti riigi, Eesti rahva ees seisvad valikud. Ja mina suudan näha praegu järgmisi valikuid. Esimene valik on see, et Eesti riik, Eesti poliitiline ladvik üritab olla maksimaalselt meele järgi praegusele Donald Trumpi
administratsioonile ja võib-olla siis ka järgmistele administratsioonidele. Ma nägin sellist meemi, kus tutvustati demokraatide valijatele nende tulevasi presidente, et siis järgnev president on J.D. Vance, siis tuleb Hexet ja Rubio oli vist veel vahepeal, nii et ma ei tea, kuni seal 2050. aastani on nagu administratsioonid paigas juba neil seal. See on poliitiline meem, aga oletame, et see Donald Trumpi suund jääb püsima, see maga vabariiklaste suund jääb mõneks ajaks püsima, et siis ikkagi üks võimalus on selle mõisahärra saapa külge klammerduda ja üritada ennast ikkagi kuuldavaks teha sealt altpoolt piuksuda üles, et me oleme ikka teie inimesed ja ikka hoidke meid ja kaitske meid ja me oleme teiega samal lainel. Ja seda suunda nüüd konkreetselt sõnastanud küll minu meelest EKRE juhtkond, eriti Martin Helme, EKRE esimees, on selle välja ütelnud, et jah, Eesti peakski tegelikult Donald Trumpi administratsiooniga väga häid suhteid omama. Kusjuures ta ei ole ainus, et isegi paljud meie peavoolu või mitmed meie peavoolu inimestest on tegelikult andnud mõista ka sellised vasakpoolsemad või liberaalsemad, et tuleks ikkagi Donald Trumpiga asju ajada, et midagi ei ole teha. Et. Siis on teine seltskond, kes üritab panused panna sellele nii-öelda lagunenud liberaaldemokraatlikule suunale. Selle kohta muideks ütleb ka Välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov, et ma nüüd tsiteerin teda, et olla täpne. Vseviov ütleb, üksi ei tohiks jääda. Järelikult tuleb leida neid, kellel on täpselt samasugused huvid rahvusvahelise korra suhtes. Loomulikult vaatame siin esmajoones neile otsa, kes on meile lähedal. Ma ei mõtle ainult geograafilist lähedust, ma mõtlen ka ideoloogilist lähedust. Neid demokraatiaid, kes näevad maailma samasugusena nagu meie. Tsitaadi lõpp. Niisiis üritatakse siis teha selle nii-öelda halva mängu juures head nägu ja jääda siis nii-öelda ühte nende liitlastega, kes võib-olla on siis Ameerika küljest ära pudenenud, ma ei tea, Suurbritannia, Kanada, siin mõned Lääne-Euroopa riigid, Saksamaa, Prantsusmaa, kes siis, kus on praegult võimul sellised valitsused, kes siis esindavad veel seda vana liberaalset korda. Et Eesti on ikkagi ennast defineerinud ka ideoloogilises plaanis sellise liberaalse progressiivse riigina, et hoiame siis kokku, et me ei saa nagu Trumpi administratsiooniga päriselt ju kõiges nõus olla ja kaasa minna, et siis hoiame nagu sinna leeri. Siis võib-olla tulevad esile ka ühel hetkel need inimesed, kes ütlevad, et ei, me peame nüüd praegu selles olukorras hoopiski saatma sellise delegatsiooni Moskvasse ja katsuma venelastega läbi rääkida, et äkki ütleme siis venelastele, et oleme valmis mõjusfääri vahetama, eks ole, et sellega me võib-olla hoiame ära Venemaa rünnaku Balti riikide vastu, kui me ütleme, et me vabatahtlikult tuleme teie mõjusfääri. Ma arvan, et see seltskond Eestis ei ole praegu väga suur, aga kindlasti neid inimesi on, ka venekeelsete inimeste seas on, kes leiavad, et Eesti peakski tegelikult omama väga häid suhteid Kremliga. Ja loomulikult, kui meie delegatsioon Moskvasse sõidab, kui püüan siis nii-öelda seda ette kujutada, ma ei tea, võib-olla lastakse neil seal tükk aega oodata, enne kui neid üldse nõustutakse vastu võtma, siis pannakse lauale tingimused, et vene keel teiseks riigikeeleks, venekeelne haridus loomulikult, igasugused aktsioonid Vene kiriku vastu ära lõpetada, omand Vene kirikule tagasi anda, mis on nagu võõrandatud Eesti Vabariigi poolt, need tsaari ajal ehitatud õigeusu kirikuhooned ja võib-olla siis me nüüd arutame edasi, et mis te veel saaksite teha selleks, et ma oleks üldse huvitatud teiega suhtlemast. Ja siis üks variant muidugi on kõigi nende kõrval veel üritada viljeleda sellist täiesti suveräänistlikku ja nii-öelda siis iseseisvusmeelset poliitikat. Kuidas see nüüd õnnestuks? Mis on mulle ka võib-olla isiklikult oleks kõige südamelähedasem, aga ma tunnistan, et ega ma ei tea, kas see õnnestub enam. Et kui Eesti peaks kuulutama ennast näiteks neutraalseks riigiks, välja astuma sõjalistest blokkidest, eeskätt NATOst,
võib-olla lihtsam on siis, kui NATO ise ära laguneb, et siis me olemegi võib-olla täies uues olukorras ja siis võib-olla räägime ka maailmakorra muutumisest juba sisulisemas plaanis. Aga kui me oleme selles olukorras, kus me kuulutame ennast neutraalseks, siis küsimus on selles, et kas siis teised riigid, eriti just Venemaa, kelle suhtes tegelikult see samm oleks ju ka ette võetud, et siis Venemaa võimalikku agressiivsust meie suunal vähendada, minimeerida, et kas Venemaa tegelikult usub seda neutraalsust ja kas ta ei kasutaks seda ikkagi oma huvides koheselt ära. Nii et need küsimused jäävad õhku ja minul ei ole ka tegelikult mingeid vastuseid nendele küsimustele, et mida ma arvan lihtsalt sihukese inimliku tunnetuse pinnalt, et loomulikult me ei tohi panna kõiki oma neid käike siduda ühe kaardiga või siduda ainult ühe suunaga väike riigina, väike rahvana, olles siin suurte võimude vahel, püüdes ellu jääda, püüdes hakkama saada, me peame olema valmis paindlikuks poliitikaks. See ei pruugi õnnestuda sugugi. Ja ma arvan, et siin tuleb ka see moraalne aspekt mängu muidugi, et me oleme tegelikult ju ka oma taevase kaitse enda kohalt ära lükanud ja ma ei mõtle NATO lennukeid, vaid ma mõtlen Jumala armukätt. Et oleme rahvana ja riigina teinud praktiliselt kõik selleks, et seda armukätt meie kohal enam ei oleks. Et see on minu kui uskliku ja kristlase arvamus, aga muidugi seda sellises ühiskondlikus debatis argumendina loomulikult ei võeta. Nii et kokkuvõttes see on täiesti omaette teema, et mida me siis peaksime rahvana ja riigina konkreetselt tegema, et selles olukorras ennast võimalikult hästi positsioneerida, sest kindlasti ei saa olla nõus Vseviavi analüüsiga, et nii head lähtepositsiooni murdeajastule sisenemiseks pole meil ajaloos varem olnud. Vastupidi, me oleme tegelikult täielikus pankrotis oma riiklusega, oma poliitikaga, absoluutselt kõigega ja et siit sellest olukorrast välja tulla, see on tegelikult võib-olla meie ajaloo, Eesti rahva ajaloo üks suuremaid probleeme, suuremaid väljakutseid. Ja, sa mainisid häid variante ja see esimene variant oli see, et klammerduda USA kui hea isanda külge ja ütelda ja paluda, et USA kaitse meid siin regioonis, kaitse meid Venemaa vastu. Vot see on nüüd üks asi, mille peale ma kohe mõtlesin, et realistlik välispoliitika peaks lähtuma sellest, et igasugused sellised infantiilsed mõtted üleüldse oma peast välja visata. Ma ei ütle, et sina väljendasid loomulikult infantiilset mõtet, vaid sellised võtsid selle karikatuuri kokku ja panid selle ühte sellisesse lausesse. Aga see idee, et üleüldse USA tuleb kaitsma meid, selle idee, ma arvan, peavad välispoliitika otsustajad, kes lähtuvad reaalsusest, oma peast välja viskama. USA ei kaitse meid, vaid ta kaitseb enda huve siin regioonis. Antud juhul siis ka Baltikumis ja Eestis. Ja need huvid on seni olnud millised, me peame küsima. Need huvid on olnud see, et olla siis vahetult oma suurima geopoliitilise vaenlase Venemaa piiri ääres kohal ja võimalusel eesmärgiga tekitada siin siis eelpost ning võimalusel ka Venemaad destabiliseerida ja tekitada siin selline destabiliseeriv üksus vahetult Vene piiri ääres. See on olnud USA huvi, et kui ta siin midagi kaitseb, siis ta kaitseb seda huvi siin konkreetses Baltikumi regioonis. Ja kui nüüd USA huvid peaksid muutuma ja tundub, et just kui nad oleksid hakanud muutuma, et ei ole enam vajadust tekitada siin sellist eelposti. Ei ole enam vajadust siia matta ressursse või isegi rääkida sellest, et meil oleks vaja 200 kilomeetrit Peterburis sellist asja, vaid sellist eelposti, vaid et
USA ja Venemaa oleksid kokku leppinud mingisuguses piirijaotuses ja eelpostide jaotuses, nii et Venemaa kiidab takka USA Gröönimaa anneksioonile ja USA on jätnud Euroopa või vähemalt siis Ida-Euroopa võib-olla sinna Venemaa võimalikku mõjusfääri, siis mingisugust kaitset ei tule. Sellepärast, et need huvid on muutunud ja mitte keegi ei hakka Eestit kaitsma Eesti enda pärast ja Eesti inimeste enda pärast või sellepärast, et me oleme niivõrd toredad ja head või sellepärast, et me niivõrd palju tantsime Trumpi punase mütsiga ringi või et meil on laulupidu ja meil on niivõrd ilusad sinised silmad või et me tantsime selle Trumpi homohümni saatel hõõritame oma puusi. Mitte keegi ei tule kaitsma selle pärast meid. Ja see on nüüd nagu väga oluline asi, mida võiks inimesed endale selgeks teha. Need huvid kas on või neid ei ole ja kui neid huve enam ei ole, siis keegi seda Eestikest ja Baltikumi siin ei kaitse, vaid juhtub täpselt samasugune asi, nagu see juhtus Jalta konverentsil. Ehk siis kogu lääneliitlaste seltskond andis Baltikumi ja oleks andnud ilmselt ka Soome, kui ei oleks olnud Soome selga sirgu löönud ja talvesõjas ja jätkusõjas teinud kangelastegusid, oleks andnud ka Soome Nõukogude Liidu hoolde. Venemaa ei ole Nõukogude Liit, aga ta on kahtlemata praegu väga tõsine geopoliitiline keskus ja kui need huvid muutuvad, võib muutuda Eesti saatus väga, väga kiiresti. Aga mis me peame tegema? Kõikidest nendest variantidest, mida sa välja käisid, loomulikult on minule kõige südamelähedasem, nagu sa vist ütlesid enda puhul ka, suveranistlik variant. Ehk siis see, et me kuulutaksime ennast tõepoolest, nii nagu seda on teinud Soome peale teist maailmasõda, neutraalseks riigiks ja üritaksime võimalikult jõulise kaitsetööstuse ja kaitsepositsiooni üles panna siin. Samas tehes ka samas saades majanduslikult kasu mõlemast poolest, nii läänest kui idast, et enda heaolu siin kasvatada ja tekitada see olukord, et me mitte ei nööri rahvast, vaid rahval läheks üha paremini. No see oleks selline nagu idealistlik positsioon. Ma saan aru, et selline üks-ühene täitmine ei ole sugugi lihtne ja eelkõige peale seda, kui me oleme siin üle 20 aasta põhimõtteliselt olnud NATO selliseks torkerelvaks Venemaa suhtes, mitte käitunud niimoodi, ma toonitan nagu Orbani Ungari, vaid pidevalt nagu ise võimelnud seda head võimlemist ja olnud võimalikult nagu teravalt meelestatud Venemaa suhtes, kaasa arvatud siin kirikute ja koguduste seadustega ja Venemaa varade konfiskeerimistega ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Et need kõik näitavad seda, et Eesti on justkui selline väike pisikene poiss klassis, kes on nüüd saanud nagu suurema poisi kaitse alla ja siis ta teeb kõik endast oleneva, et selle suure karu või selle suurema poisi vaenlase vastu näidata ennast võimalikult alatuna. Ja see ei ole nagu hea positsioon, kust minna, et ka mina ei tea, kas see on võimalik ja ma ei ole sugugi kindel, et Venemaa tegelikult seda neutraliteedi positsiooni ära ei kasutaks ja ei ütleks lõppkokkuvõttes, et aitab küll, meil on ajalooline aken see selline positsioon siit ära elimineerida. Varsti on jälle uuesti siin CIA ja USA kolmetäheliste organisatsioonide väed sees, varsti tehakse see rahvas jälle ümber ja siis meil on siin jälle uuesti mingisugune platsdarm, et miks mitte nagu kasutada seda võimalust ja see platsdarm nüüd eos annekteerida. Eelkõige olukorras, kus oleme ise siin Eesti Vabariigis kiitnud takka
takka Trumpi poliitikale ja rääkinud sellise suure suuga, kaasa arvatud konservatiivid sellest, kui hea on, et nüüd on uus šerif majas ja kui hea on see, et jõupoliitika on maailmas jälle nagu jõudu kogunud ja nüüd me oleme jõudnud sellise aususe läveni, et jah, et ongi see jõupoliitika, see peamine tasand. Me oleme selle viimasegi argumendi endalt ära võtnud, et mille toel siis Venemaa ei võiks meid annekteerida. Venemaa võtab kätte, teostab jõupoliitikat täpselt samamoodi nagu teised jõukeskused, kui vaja on ja eelkõige siis nendel, kes on kõikvõimalikke jõudemonstratsioone rahvusvahelise poliitika-areenil USA poolt jaatanud, võiks siis olla vähemalt sellel hetkel, kui Venemaa hoidku selle eest Eesti annekteeriks, võiks olla suu ikkagi kohe väga kinni, sellepärast et need argumendid on korralikult ära kasutatud Ameerika puhul. Aga mida me peaksime tegema? Tõepoolest, ma arvan, et Eesti peaks praegu kõik oma jõud ja intellektuaalsed võimed tööle panema, mitte sellisele infantiilse ja rumala välispoliitilise dogmaatika ette, vaid eelkõige laialt riigimehelikult mõelda, kuidas me praeguses olukorras hakkama võiksime saada ja millised on meie variandid üleüldse. Sina tõid välja need variandid, ma ütlen, et ma nõustun, et põhimõtteliselt need variandid meil enam-vähem ongi. Aga siin on ka veel vahevariante, mina olen kogu aeg rääkinud sellest, et NATOs võib olla väga erineval viisil, ei pea tegema seda, mida on Eesti teinud NATOs, võib rahulikult teha ka nii, et mitte ennast nii-öelda surnuks ja vigaseks võimelda oma suure isanda ees, et näidata talle, kui tubli ja hea ja ilus ja tore ja kui ilus laulupidu meil siin on ja kui palju me siin abielu rüvetame teie liberaaldemokraatlike väärtuste kaitseks ja iseenda rahvast hävitades. Me ei pea seda tegema, me ei ole seda tegelikult olnud ilmselt kunagi sunnitud tegema, vaid me vastupidi oleme seda ise teinud omaenda rumalusest, omaenda kurjusest ja omaenda sellisest lollist püüdlikkusest soovida meeldida nii-öelda nii Euroopa isandale kui ka USA isandale. Ja kokkuvõtlikult me peame tõesti mõtlema seda, et mida teha, aga ma arvan, et kindlasti peaks olema laual just nimelt selline reaalne suveräänsuse idee. Ja sellepärast, et minu jaoks on see täiesti olemuslik asi. Kui me nüüd tuleme selle asja tulemusel, selle maailmapoliitiliste olukordade tulemusel sellisele järeldusele, et tegelikult meil eestlastel puudubki võimekus üleüldse suveräniteedi poole püüelda, siis mina ütlen täitsa ausalt, et me võiksime selle Eesti Vabariigi siin kokku pakkida, sellepärast et selle Eesti Vabariigi aluspõhimõteteks olev iseseisvus ja suveräänsus on sellisel viisil reedetud, sest need peavad olema ideaalid, millest me lähtume ka oma välispoliitilisi otsuseid tehes. Ja ultimatiivselt on siin ju küsimus selles, et kas me kui peaks toimuma mingisugune kas regionaalne või globaalne konflikt, kas me läheme igavikku orjadena või läheme me igavikku vabade meestena. See on väga suur erinevus. On väga suur erinevus, kas termopüülidel on võidelnud 300 vabat spartalast, mitte heaks kiites Sparta ühiskonda ega selle meetodeid üleüldsegi, aga tunnustades loomulikult nende sangarlikkust. Või on seal surnud 300 sellist orja, kes pandi jalgade värisedes võitlema ja kes kiiruga muuseas ka alla andsid ja pärast lihtsalt kuskil telgi taga maha notiti. Et sellel on suur erinevus, mismoodi seda teha. Aga idee poolest see suveräänsuse idee peab olema üks asi, mis konservatiividel, ma rõhutan, peaks olema südamel ja mis peab olema nagu
ideeks minu arvates kogu Eesti välispoliitika arendamisel niimoodi, et see peaks läbi ja lõhki koest ja lõimest tulema igas otsuses, mille me teeme ja mitte vastupidi, nii nagu praegu näib olevat väga paljudel nii-öelda väljaütlemistel, nii kumbaltki poolelt ausalt öeldes, et millisele isandale me peame nüüd kummardama, et kas me kummardame heale isandale või kurjale isandale, et küsimus on lihtsalt see, et millist isandat valida. Nii, see ei ole see mõte või ideaal, millest lähtudes vaba mees peab teostama oma ühiskondlikku tegevust ja ka vaba riik oma välispoliitilist tegevust. Ja kui me tuleme sellele tulemusele, et me ei saagi olla vabad, et me ei olegi võimelised vabad olema, siis see on tegelikult, ma ütlen, väga drastiline järeldus. Äärmiselt drastiline järeldus ja ma ütleks, et sellel on niivõrd demoraliseeriv mõju Eesti Vabariigi edasisele kulule, et jah, ma ei hakka oma mõtet kordama, aga see on asi, mis tegelikult neutraliseerib või hävitab ära kogu Eesti Vabariigi ja vabaks inimeseks olemise idee üldse. Jah, ma arvan, et me tegelikult olemegi lõppude lõpuks järjekordselt oma ajaloos sellise eksistentsiaalse küsimuse ees. Kas me rahvana oleme küpsed iseseisvuseks, suveräänsuseks? Esimest korda vabaks saades aastatel 1918-20 võitlesime Nõukogude Venemaaga relv käes ja teist korda me saime vabaks pigemini rahumeelselt, lihtsalt see koloss vajus kokku, lagunes ära ja meil väga palju ei tulnud võidelda, mistõttu see vabaks saamine on olnud nagu justkui endast mõistetav asi ja oma riigi pidamine on kuidagi nagu olnud selline taevakingitus. Aga nüüd me oleme jällegi selles olukorras, et me peame rahvana küsima enda käest, selle riigi kodanikena küsima enda käest, kas me oleme mentaalselt, vaimselt valmis ja küpsed iseseisva suveräänse riigi pidamiseks või me tegelikult oleme selle riigi loonud ainult selleks, et meil oleks endal kuidagi lihtsam, hõlpsam alluda mõnele suuremale jõule, nii-öelda suurele mõisnikule kusagil kaugemal, me kinnitame, et me oleme vabad talupojad, aga tegelikult me sõltume mõisast. Ma arvan, et ajalugu võib meile pakkuda uue võimaluse nendel teemadel sisekaemuse tegemiseks ja ma ei ole päris kindel, kuidas meie rahvas tervikuna me kõik ühtekokku sellele küsimusele vastame, aga ma arvan, et meie praegune poliitiline nomenklatuur tegelikult üritab ikkagi meeleheitlikult hoida kinni sellest liberaaldemokraatlikust maailmakorrast või nendest jäänustest, mis on jäänud ja vähemasti esialgu me siin nagu mingit muutust ei näe, üritatakse selle sama plangu peal pinnal hulpida, nii nagu Titanicu filmis, eks ole, et suur laev läheb põhja ja siis need, kes on sealt merre hüpanud või kukkunud, siis hoiavad ennast veel mõnda aega pinna peal. Aga sellega ma võib-olla oma mõtted selles saates kokku võtaksin. Tõepoolest, need mõtted tuleb siin saates tervikuna kokku võtta, sellepärast et saate aeg hakkab otsa saama. Aitäh teile kuulamast nii Pereraadios kui ka Objektiivi portaalis. Objektiivi portaalis objektiiv.ee on see saade ja paljud teised saated loomulikult, aga ka veel mitmed artiklid loetavad, järelkuulatavad, vaadatavad. Nii et külastage loomulikult meie portaali objektiiv.ee samuti, kes te kuulate seda saadet ehk ainult Pereraadio vahendusel. Aga tõesti, tänan teid kuulamast veel kord siin mikrofonide juures arutlesid Markus Järvi ja Veiko Vihuri. Kõike head ja kuulmiseni juba järgmisel nädalal. Objektiivi raadio.